Tere, head vaatajad! Eesti Eest nädala uudised 146. saade. Vaatame üle lõppnädala kõige olulisemad teemad. Samal ajal kui Euroopa Liidu ja Iisraeli suhted on tohutu poliitilise surve all, surub Brüssel edasi projekti, millel võivad olla miljonitele eurooplastele kaugele ulatuvad tagajärjed. Iisrael peaks rahvusvahelise lepingu alusel saama Europolilt otse isikuandmeid, sealhulgas erandjuhtudel isegi ülitundlikku teavet poliitiliste vaadete, tervise, geneetika või biomeetriliste tunnuste kohta. Nagu EU Observer lekkinud dokumentide viidates teatab, on Euroopa Komisjoni Iisraeli vahelised kõnelused jätkunud vaatamata olulistele juriidilistele muredele. Tundlik küsimus pole mitte ainult see, et Euroopa kodanike andmeid võidakse Iisraelile edastada, vaid ka see, milliseid andmeid ja millistel tingimustel see toimuks. EL-i ametlikud dokumendid näitavad, et sellised tundlikud kategooriad võivad põhimõtteliselt olla kavandatud andmevahetuse objektiks. Algne läbirääkimisvolitus sisaldab juba andmeid, mis võivad paljastada etnilise päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused ja ametiühingu liikmelisuse. Samuti on hõlmatud geneetilised andmed, samuti teave tervise ja seksuaalelu kohta. Kuigi nende edastamine lubatud ainult siis, kui see on konkreetsel üksikjuhul absoluutselt vajalik ja proportsionaalne, ei ole see otseselt välistatud. Oodake vaid, kuni digitaalsest identiteedist saab keskne võti üha enamatesse meie eluvaldkondadesse. See, mida turvateadlased Belgias on avastanud, peaks olema hoiatusmärk kogu Euroopale. Nitro Software Belgiumi tarkvara Connective Signing Extension kasutab üle 2 miljoni inimese, 80 suurimast Belgia pangast ja üle 60 valitsusasutuse. Tarkvara ühendab veebisaidid Belgia elektroonilise isikutunnistusega ja võimaldab muuhulgas anda õiguslikult siduvaid digitaalallkirju. Turvauurijad on nüüd DEFCONil esitanud tõsiseid haavatavusi. Põhiprobleem oli tõeliselt murettekitav. Tarkvara ei kontrollinud piisavalt, millistel veebisaitidel oli üldse lubatud arvuti EID rakendusega suhelda. Teadlaste sõnul tähendas see, et pahatahtlik veebisait või manustatud element võis potentsiaalselt pääseda juurde tundlikele funktsioonidele. Võimalikud tagajärjed olid tõsised. Ligipääs võis olla nimedele, aadressidele, riiklike registreerimise numbritele ja fotodele. Ründajad said kasutajaid petta oma EID PIN-koodi sisestama ja teatud tingimustel isegi arvutis pahatahtlikku koodi käivitada. President Trumpi esimene reaktsioon Iraaniga sõlmitud relvarahu lõppemisele. Iraan peaks heiskama alistusmärgiks valge lipu. Kui Omaan jääb meie teele Hormuzi väinas ette, pommime nad läbi. Khalibaf. Hormuzi väina ei avata enne, kui USA järele ei anna. Vaid paar päeva pärast seda, kui endise USA koroonanõuniku Anthony Fauci ringkonnas avalikustati tähelepanuväärne süü ülestunnistus, jõuab pealkirjadesse veel üks silmapaistev nimi koroona ajastust. Sir Jeremy Farrar lahkub Maailma Terviseorganisatsiooni WHO juhtimisest. Nagu British Telegraph eksklusiivselt teatab, astub mõjukas Briti teadlane tagasi oma ametikohalt WHO's. Farrar, kes nõustas Briti valitsust pandeemia ajal ja tõus hiljem WHO peateadlaseks, oli ajalehe andmetel väidetavalt üha enam pettunud organisatsiooni sisepoliitikas ja bürokraatias. Hiljuti oli ta seotud ka drastilise töötajate koondamiste elluviimisega. Kuigi pole selge, mis ajendas ta tagasi astuma, ütlesid kolleegid väljaandele The Telegraph, et ta oli organisatsioonis juba mõnda aega ebamugavalt tundnud. Ning USA kehtestab ametlikult 50% tariifid valitud Kanada impordile, mis jõustuvad kohe. See oli siis seekordne nädalasaade. Kui võtta tagasi, milliseks see suvi 2026 on kujunenud, siis seda võiks võtta kokku sõnadega suvi, mis muutis kõike tundmatuseni. Ja nii ka võime öelda, et miski pole enam see, mis ta võis kunagi varem olla ja inimeste osas tuleb välja, on ilmselgeid pettumusi nii ühel kui teisel pool rindejoont ja tänaseks võib ka öelda, et
ka kõige lähemad sõbrad võivad käituda aastaid väga alatult, aga seda endale mitte tunnistades. Loodetavasti leiate septembris võimaluse meie portaali toetada. Järgmisel nädalal meil nädaluudiseid ei ole eetris ja mis puudutab ülejärgmist nädalat, siis arvatavasti koputatakse niinimetatud riigipeaks siis õiguskantsler Ülle Madise. Kui see nii läheb, siis see on järjekordne märk sellest, et ei ole mõtet otsida demokraatiat sealt, kust seda nagunii ei leia. Meie aga loodame teiega uudiste saate osas olla eetris septembrist kuni siis vähemalt 20. detsembrini. Aastalõpu saade tõenäoliselt on eetris 28. ja 31. detsembri vahel, aga edasi kohta eks siis te kuulete hiljemalt aasta viimases saates, mis on siis nagu öeldud aasta viimastel päevadel. Head augusti lõppu ja kohtume jälle!